Kuidas te inimesi valite värbate? On siin mingisugused olulised printsiibid, mida elu on õpetanud, mida nüüd järgite? No, olulisi printsiipe ja põhimõtteid on ju tegelikult ilmselt tõesti üsna mitmeid. Teatavas ulatuses jääb kolleegide ja personali valimine, teatavas ulatuses kahjuks jääb ta alati loteriiks. Ei ole võimalik, et sa sellises valikus 100% õnnestud. On hea, kui sa suudad vältida suuri ebaõnnestumisi. Nüüd, see sõltub väga palju sellest, kas konkreetsel juhul me värbame päris noort kolleegi, kes tuleb otse ülikoolist või siis vanemad kolleegi, kellel on juba teatav praktiline kogemus. Meil on aeg-ajalt tarvis leida mõlema kategooria kolleege. Personali otsingu firmasid me ei ole seni kasutanud. Välja arvatud ühel juhul ja seda mitte õigusteenuse osutaja, vaid abiteenistuse juhtiva personali leidmisel ja otsimisel. Kõigepealt 90. aastatel me ei vaadanud eriti palju noorte kolleegide ülikooli õpingu tulemusi. Nüüd vaatame küll, vaatame hoolega. Põhjus selles, et me leiame, et nii Tartu Ülikool kui Õigusinstituut on oma õpetamise kvaliteedist ja hindamise objektiivsuses teinud suure positiivse sammu edasi. Kui me 90. aastatel ei leidnud, et need matriklis olevad näitajad oleks olnud väga olulised kriteeriumid meie jaoks, siis nüüd lähtume juba sellest küll, mis ei tähenda seda, et see on mingisugune lõplik. Teine on loomulikult see, et me noorte kolleegidega peame ikkagi päris suure hulga tööintervjuusid. Laseme teha teatav hulga test. Ülesandeid anname neile lahendada. Ilmtingimata pöörame tähelepanu inglise keelele. Circa 50% meie igapäevasest tööst on inglise keeles, mis tähendab seda, et sellel keelel on väga suur tähtsus. Muide, vahemärkusena. Me pöörame väga suurt tähelepanu ka eesti keelele. Ja miks? Mitte ainult sellepärast, et me tunneme ja ma olen selles küsimuses olnud enda arvates päris otseseks eestvedajaks. Et eesti keel, advokaat peab kirjutama kaunist eesti keelt, nii nagu tegi kadunud kolleeg Siimon Leevin. Kui Eesti advokaat ei kirjuta õiget korralikku eesti keelt, siis tähendab seda, et seda õiguskultuuri, mida tegelikult eesti keel peaks kandma, ei saagi kuskil edendatud olema. Nüüd ülikoolist tulevad välja sageli kolleegid, kellel on väga hea inglise keel ja mitte nii väga hea eesti keel. Raske keel. Raske keel. Ja mis me tegime näiteks 3-4 aastat tagasi, me palkasime eesti keele õpetaja. Ja niimoodi pool aastat järge mööda, iga 2 nädala tagant 4 päeval kogu büroo läks ja sama selle teise ruumi rõõmsalt eesti keelt õppima. Ja ma pean tunnistama, et sellest oli, ma arvan, väga palju kasu. Igal juhul nüüd alles 2-3 päeva tagasi, kui me arutasime uuesti seda küsimust, tuli kolleegide poolt ettepanek eesti keele kursuste kordamiseks. Hakkas meeldima. Hakkas meeldima või täpsemalt öeldes tunnetati vajadust. Tunnetati vajadust. Nüüd ma küll vist teisele teemale. Kuidas te valite, et ma mõistan, et väga oluline on see, et on hästi õppinud, tal on hea platvorm lähtekoht, aga ütleme võimete poolest või eelduste poolest, mida te seal tähtsustate? No ikkagi veel korra jälle, seaduse tundmine teadmine peab olema niikuinii see on eelduseks. Aga nüüd on ikkagi väga tähtis leidlikkus. Ja selle leidlikkusel... Kuidas te mõõdate seda? Kuidas te ära tunnete? Aga see on subjektiivne alati. Ega kas see pilt on ilus või inetu? Kust mõõdame seda? Eks ole? Ja ometi on olemas teatav hulk näitajaid, mille põhjal suurem osa inimesi ütleb ühe pildi kohta, et on ilus ja teise pildi kohta, et on inetu. Meil on büroos 6 partnerit praeguse hetke seisuga. See tähendab seda, et kõik partnerid reeglina kohtuvad intervjueeritavaga, eks ole. Nüüd, mida suurem on subjektiivsete arvamuste hulk, seda objektiivsemaks ta ju lõppkokkuvõttes kujuneb. Tööle võtmine on suurel määral selline otsustus, mida partnerkond teeb meil konsensuse põhimõttel. Ja ütleme niimoodi, et üks oluline kriteerium, mida ma olen teiega nõus, on alati subjektiivne otsustus, on leidlikkus. Ja ütleme niimoodi, et tööintervjuul, eks ole, näiteks väga kiiresti vahetame keelt. Vaatame, kuidas reageerib kolleeg. Läheme üle inglise keelele, on lihtne, läheme üle vene keelele, mida noorem kolleeg on, seda kiiremini selles küsimuses ära upub. Eesti keeles öeldes, sest vene keele oskus kahjuks
on kehvavõite. Muide, viimasel paari aasta jooksul hakkab paranema. Vahepealne periood oli vene keele oskuse osas väga kehva. Täiesti teadlikult me hoiatame ka intervjueeritavat ette, me nii-öelda paneme laua peale väga erinevatest valdkondadest kiirelt küsimusi. Ja sõna otses mõttes vaatame, kui kiiresti noor kolleeg reageerib. Küsimus ei ole mitte selles, kui õigesti ta sellele vastab, vaid kui leidlikult ta sellele küsimusele vastab. On see õpitav ka? See on arendatav. Leidlikkus on arendatav, kuid kahtlemata on väga oluline siin tegelikult ka selline kaasasündinud nii-öelda alge ehk nii-öelda talent.